Täna ma räägin sellest, kuidas me oleks peaaegu jäänud matšast ilma. Nimelt me käisime, kui oli maikuu, siis me käisime Jannega raadios, me käisime Vikerraadios rääkimas ja me alustasime oma juttu sellest, et praegu on ülemaailmne matša megabuum ja seetõttu on matša nii kuum kaup, et seda ei pruugi isegi üldse poes enam saada olla. Ja siis, kui meilt küsiti, et kuidas siis meie poe matšavarudega on, siis meie vastasime enesekindlalt, et see meisse ei puutu, et meil matšat jätkub küll. Kohe pärast raadiosaadet lendasin ma Jaapanisse, kuna mul laste vanavanemad on jaapanlased, siis see reis pidi olema selline perega koos ajaveetmise aeg ja mul ei olnud üldse plaanis tööd teha. Aga üks matšatellimus tuli siiski teha, sellepärast et tõenäoliselt selle raadiosaate mõjul ka meil tuli tellimusi üha juurde ja varud hakkasid otsa korrale saama. Ma panin tellimuse teele ja siis järgmisel päeval tuli vastu kiri, et kahjuks ei ole võimalik meie tellimust täita, sellepärast et käes on üleilmne matša megabuum. Kohe järgmisel hommikul juhuslikult, kui ma teleka avasin, siis ma nägin erisaadet, mis näitas, kuidas välismaalased ostavad poed matšast täiesti tühjaks ja juba 15 minutit pärast avamist on matša pole enam saadaval. Ja kuidas igal pool on kirjad, et üks inimene tohib osta ainult ühe purgi matšat. Siis ma arutasin äiaga, et mida ette võtta. Tema on kogu elu töötanud Jaapani suurkorporatsioonis, nii et ta teab päris hästi, kuidas Jaapanis äri aetakse. Ja tema teatas, et nii, nüüd tuleb minna higistama. See higistama, see on selline väljend, mida jaapanlased kasutavad selliste olukordade kohta, kus palutakse kohtumist ja kus siis hädaldatakse, et kuidas nii väga on ikkagi vaja seda saavutada, mida iganes on vaja saavutada. Nii et nii ma tegingi, kirjutasin ääretult viisaka kirja, et ma olen järgmisel nädalal Jaapanis ja palun kohtumist. Kuigi ma ei olnud üldse töölaine ja üldse ei tundnud, et oleks kuidagi üldse võimeline tegema asju nii, nagu Jaapanis õigeks peetakse, siis mulle tundus, et mul ei jää midagi muud üle, kui minna higistama. Ja õnneks tuli positiivne vastus, et jah, muidugi kohtume ja me leppisime kokku kohtumise ühes jaamas Tokyos. Ma andsin tublisti eelnevalt teada, et minu rong saabub sel ja sel kellaajal, aga väga jaapanlikult muutsin, mitte ei muutnud, aga ilmusin ma kohtumispaika ikka tublisti 15 minutit varem. Ja siis, kui ma sinna jõudsin, siis muidugi meie Jaapani teepartner oli samamoodi ilmunud sinna 15 minutit varem ja juba ootas mind. See ongi võib-olla üks selline oluline teadmine Jaapanis, et õige aeg kohtumiseks Jaapanis on vähemalt 10 minutit kokku lepitud ajast varem. Et kui sa täpselt jõuad õigeks ajaks, siis sa oled juba Jaapani mõistes sa oled hilinenud. Mul oli kaasas kingitus. Ma veel arutasin samamoodi äiaga, et mida kaasa võtta. Et esimene mõte oli Toraja jookan. Toraja on selline üks Jaapani vanemaid ettevõtteid vist 16. sajandi algusest. Ja see jookan on traditsiooniline Jaapani maiustus, see on oamoosi tarretise moodi asi. Ja huvitaval kombel Toraja jookan on üks kõige tõsiselt võetavamaid kingitusi, mida saab Jaapanis üldse ärikontekstis teha. Aga ma mõtlesin, et mina ei suuda seda kingitust välja kanda, sest see on selline lips kägistab kaela kingitus ja see eeldab palju suuremat formaalsust. Aga mina olin selline, nagu ma olin, ei suuda mina täielikult jaapanlast kehastada. Nii et ma valisin välja ühe teise kingituse, mis on selline Kamakura linna tuntud maiustus, üks tuvikujuline küpsis. Ühesõnaga jalutasime Jaapani partneri kontori lähedusse ühte kohvikusse, kus sai värsket teed juua just selle kevade värsket korjet. Janne on meie teevarustajaga varem kohtunud, aga mina olen temaga ainult kirjavahetus pidanud, nii et ma kohtusin temaga esimest korda. Ja ma võtsin sellise hoiaku, et ei nõua midagi, kohe kindlasti ei ähvarda mitte millegagi, et umbes, et vahetame partnerit või mis iganes te ju lubasite. Et ma võtsin hoiaku, et ma hoopis küsin tema elu kohta ja töö kohta ja rääkisin ühtlasi ka, mida meie oleme teinud ja mida me kavatseme teha. Jutustasin, et me lubasime raadios suure suuga matšat ja nüüd on väga piinlik olukord, sellepärast, et me võib-olla ei saa nüüd oma lubadust täita ja kiitsin Jaapani kultuuri võlusid ja ma tsiteerisin Jaapani kõige kuulsamad haikud, mis on ühtlasi meie selle konna logo inspiratsiooniks. Kõlab umbes nii, et see vana tiik, konn hüppab ja vesi teeb häält. Ja kõik jaapanlased teavad seda haigut. Ühesõnaga, selle kohtumise lõpuks
lubas ta mulle, et püüa meie matša tellimuse täita. Ta küll ütles, et võib-olla ei suuda seda teha terves mahus. Et sel hetkel, kui ma koju jõudsin, siis oli juba meie Jaapani-poolselt vahendajalt tulnud Jannele sõnum, et kuna minu pühendumus avaldas talle nii suurt muljet, et siis ta otsustas tellimuse täita terves mahus ja seda lausa teiste klientide arvelt. Nii et see oli täielik võit. Kui nüüd siis tagantjärele analüüsida, et mis selles kohtumises hästi toimis, siis esiteks ma rääkisin jaapani keeles. Mulle tundub, et see usaldus, mis tekib oma emakeeles kõneledes jaapanlastel, see ei ole võrreldav võõrkeele purssimisega, sellepärast et mingi sein jääb alati vahele, kui rääkida inglise keeles näiteks. Teiseks ma rääkisin inimesena, mitte äripartnerina, tähendab ma rääkisin avatult. Kolmandaks ma olin tagasihoidlik, ma ei survestanud teda, suhtlesin väga austades teda. Neljandaks ma arvan, et väga oluline oli ka see, et ma tegin need etiketi mõttes õiged sammud. See tähendab, et ma jõudsin 15 minutit varem, ma andsin üle kingituse ja mul oli õige hoiak. Nüüd võin siis vist kinnitada, et varsti on meil jälle matšat müügis. Ma loodan, et ülejärgmine ja üleülejärgmine tellimus samamoodi täidetakse, aga sellest päris kindel olla ei saa, sest see megabuum on tõesti päris. Ja Jaapanil võtab 2-3 aastat aega, et see pakkumine jõuaks nõudlusele järele. Lõpetuseks veel, et kui meie see teepartner mind jaama tagasi saatis, siis jäi tee peale selline maiustuste pood, mille nimi on Seppuku Monaka. Seppuku on rituaalne enesetapp kõhul lahti lõikamise teel ja tema ütles, et kui sa oled täieliku jama kokku keeranud, siis on sobiv oma kliendile või äripartnerile kinkida just Seppuku Monaka. Sümboolne kingitus ilma, et sa peaks ise enesetappu sooritama. See Seppuku Monaka, see tõesti nägi välja, ma nägin akna pealt, et see tõesti nägi välja nagu lahti lõigatud kõht. Küsisin, kas ta on seda kellele kunagi kinkinud ka ja ta ütles, et ühe korra on pidanud sellise kingituse tegema. Nii et seekord siis selline lugu Jaapani ärikultuurist ja matša tellimusest. Aitäh kuulamast ja loodan, et maitsete varsti matšat ja meie muud rohelist teed ka.